Tere tulemast vaatama Reali TV järjekordset saadet. Ja kui te arvasite, et me oleme surnud, siis te olete täiesti valel arvamusel. Me täiesti hingame ja meie kõvaketas on täis väga põnevaid asju. Sügisel toimus meie koolis ulmeplaneetide ehitamine. Kas mitte sina ka seal ei ehitanud? See juba nii vana lugu. Lähemalt räägib õpetaja Laura. Kuni 30. septembrini toimub üle Eesti teadlastöö festival, tegelikult suisa üle Euroopa, väga mitmed riigid on sinna haaratud ja ka meie kool Rakvere Reaalgümnaasium võtab sellest kõige täiega osa ja täna neljapäeval on siia samasse aatriumisse kogunenud 5. kuni 6. klasside õpilased, kelle ülesandeks on ehitada valmis üks ulmeplaneet. Kuna selle aasta teadlastöö teema on ulmelisus, teadus ja ulme, siis nüüd ongi meil siin terve hunnik tulnukaid, kes ehitavad oma planeete ja lõpuks, kui see kõik valmis saab, siis on võimalik tulla siia aatriumi vaatama, missugused imelikud planeedid siis valmis on saanud, kes sealt tulevad, mis nad meile räägivad ja kas see kõik kuidagi sarnaneb selle eluga siin planeedil Maa või on kõik ikka täitsa hoopis eriline. Nii et tere tulemast! Kas minu planeet polnud mitte lahe? Oli, aga järgmiseks tähistatakse alati meie koolis oktoobrikuus õpetajate päeva. Ja 12. klasside õpilased olid õpetajad. Oleme siin 5. klassi juures ja mul on paar küsimust teile. Mida te arvate seni toimuvast õpetajate päevast? Et see on väga lahe. Mulle väga meeldib. Mulle meeldivad need uued õpetajad nagu erinevad. Kas te teete tundides pigem iseseisvat tööd või koos õpetajaga? Koos õpetajaga ja iseseisvat ka. Kas te olete mõelnud ka, et mis õpetajad te tahaksite kunagi olla? Mina tahaksin olla inglise õpetaja, kes õpetab inglise keelt. Ma matemaatika. Matemaatika ja inglise keelt. Selge. Aga mis te arvate sellest, kas selliseid õpetajate päevi peaks korraldama rohkem? Jaa. Mis õpetajat asendad täna sina? Mina asendan õpetaja Laura Hermi. Ja mitu tundi sul on? Algab 4. ja siis on mul 3 tundi. Ja kas õpetaja Laura Herm annab ainult füüsikatunde? Ei, kusjuures esimene tund, mis mul on muusikatund 1. ja 3. klassiga. Ja kas õpetaja on sulle ülesanded ette andnud või sa pead ise mõtlema, mida õpilastega teha? Õpetaja ikka natuke juhendas meid, aga muidu meil on endal päris head ideed. Mis on kõige suurem pahandus, mis täna on tehtud päeval? Täna võib-olla pahandusi tehtudki, aga kõik olid väga vaikselt ja tublid. Kas siiski natuke pidi häält kellegi vastu tõstma? Jah, leidus mõni ikka, kes natuke tahtis esineda ja oma siis iseloomu välja näidata, aga
kuid suures pildis oli kõik väga tore. kuidas teile tänane päev muidu meeldis? Mulle meeldis väga sekretäri töö ja siis selle kooli juhtkonna nii-öelda juhtimine, et sain siin mõnele kõnele vastata ja natuke toolis istuda ja rohkem ega väga ei olnudki midagi. kas näete äkki selles ametis ka oma tulevikuametit? Ei oska öelda, ei oska vastata sellele küsimusele, et ei saanud kõike seda töö külgi veel katsetada. Küll on raske töö. Jah. Risto, kus mu kohv on? Vabandust, härra direktor. Teie kohv on valmis 5 minuti pärast. Nagu ma aru saan, te vist peate minema, jah? Jah, mul on väga kiire, aga aitäh teile kuulamast ja näeme järgmine kord. Aitäh teile! Direktor Karl-Joosep Veinmann, kuidas sa oled rahul tänase päevaga? No siiani on päev olnud selline väga tore, et suuremaid pahandusi pole olnud, et lapsed on väga viksid ja viisakad siiani olnud. Paisad, saad isegi pärisetud. Paneb oma kolli lihtsalt muusikat tulemaks ja provotseerib mind. Ühe korra panin muusika õlavaks. Teist korda ei Mis me sinuga teeme? Ma ei tea rohkem mitte midagi. See on naljakas või? Ei. Ei ole naljakas? Ei. Nii, ütled oma nime nüüd. Nimi. Aga kas hommikul oli natuke närv ka sees, kui mõtlesid sellele, et pead täna terve kooli juhtima? Otseselt närvi nagu ei olnud, aga nagu siuke kerge ärevus oli sees, et et pigem mitte siuke närvilisus, aga selline, et äge, et siuke uus kogemus ja... Ja kas on ka midagi öelda edasi meie kooliperele? Ja, et head õpetajate päeva, kallid õpetajad ja olge ikka tugevad ja sama toredad edasi. Kallid kolleegid, tänase päeva kolleegid siis. Tänan, olite tublid. Tänasel päeval kehtestasite ennast, näitasite, et õpetaja on ikka siuke tugev isiksus. Et ikka igaüks ei tohi tast üle käia. Ja nii, ja teie kallid õpetajad. No vaat, kindlasti nautisite tänast vaba päeva, ma loodan. Aga meiega täname teid, meie õpilased. Ja ma arvan, et üldse kõik õpilased on tänulikud, et meil sellised toredad õpetajad on, kes meiega viitsivad tegeleda ja aega veeta. Ma ütlen viitsivad, no saate raha ka, aga tihti materiaalsed asjad pole kõige tähtsamad, on ju. Mina loen teile ette euro vanasõna ja teie peate siis ära arvama, mis vanasõna see eesti keeles on. Ega hageja seedekulgla alguspunkti peale ei avaldata lühiajalist mehaanilist survet. Nii. Küsija soovib ta ei lööda. Väga õige. Hommikuti peab nii vara tõusma, tunnis võiks hoopis vähem nõuda. Ilusti, kenasti, esimene tund. Kindlasti, ilusti, kenasti, esimene tund. Kindlasti. Nutiseadmed Helena Moskuvar, lapse rõõm pole üldse ruumal. Sõber tahab teada, kuidas kulgeb, kas sa sõnumit ka saata külge. Ilusti, kenasti, terve tunni järjesti. Ilusti, kenasti, terve tunni järjesti. Nii et igal juhul suur tänu teile veel kord. Aitäh, et maja terve hoidsite ja samas korras, nagu eile õhtul ta meile siin üle annate, olite tublid. Ja veel kord, kes sai mõne trauma, elu on tarm, saage üle. Aga ma usun, et neid on hästi vähe. Ja nagu mul traditsiooniks on, oma asemikule maa peal kingin ma alati koolisärgi. Meie koolis toimus projekt Ettevõtlikkus kooli.
Meil käis külas Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe. Palju teist teadis selle ettevõtte olemusest üldse? Päris mitmed. Keegi on käinud ka ekskursiooniga meil? Üks. Kuidas see video tundus? Peegeldas ta seda, mis meil koha peal on? Jah. Et kui paljud teist on mõelnud ettevõtjaks hakkamise peale või siis tippjuhi ametile? Sellest meie investeeringust rääkides ja ettevõttest, kus ma töötan, et ka siit videost te võisite kuulda, et seal tegelikult öeldi number 176 miljonit, mis me oleme täna sellesse ettevõttesse investeerinud, aga alginvesteeringus ja tehas 2006, 10 aastat tagasi käivitati, oli 153 miljonit eurot. Aga mis selle tehase puhul hästi huvitav oli, on see, et see on tõepoolest põllule täiesti tühjale platsile rajatud tehas. Et selliseid tehaseid, mis on nii tuttuuad, ei ole meil Eestis liiga palju, aga siin Rakvere lähedal Kundas üks meil siin piirkonnas Lääne-Virumaal on olemas. Aga siis ma tänan teid ja kui kellelgi tekib küsimusi, kui te tahate tulla meile tehasesse, siis andke märku, kui terve grupp inimesi on koos, et ühekaupa ekskursioone me ei tee, aga me alati oleme valmis enda tehast näitama, et ka noortel inimestel anda seda mõtlemisvõimalust. Kas see on see koht, kus ma tahaksin töötada? Aitäh teile! Eelmisel suvel taastati Rakvere kunstmuru staadioni kate, mis avati jalgpallimatšiga. Seal võistlesid Rakvere teater versus Rakvere linnavalitsus. Rakvere kunstmuru staadion on saanud endale uue katte ja kohe-kohe võetakse selle kattet nii-öelda süütus, sellepärast et omavahel lähevad kokku Rakvere linnavõistkond ja Rakvere teatrivõistkond. Rakvere linn on teinud oma lähimineviku ja ilmselt ka lähituleviku kõige suurema ühekordse spordialase investeeringu. See kunstmuru vahetus võttis küll väga palju hoogu, aga tehtud ta sai ja on suure asjaga hakkama saadud. See Rakvere kunstmuru on Rakvere kõikidest spordiobjektidest kõige parema sotsiaalse tasuvusega, kui sellist näitajat võiks nimetada. Nimelt maksab iga minut siin murul mängimist Rakvere linnale ühe mängija kohta kordades vähem, kui maksab seda ükskõik missuguse mängu pidamine ükskõik missugusel Rakvere teisel suuremal spordiobjektil.
meie saate teemad said seekord läbi. Järgmises saates uued teemad ja ärge muretsege, me naaseme enne 7 kuud.